Esmaspäev, issand kui palav. Ma arvasin, et suvi on läbi, aga ei ole. Päris palav on igal juhul, jah. Peame selle golfi siis ära, mis ükskord jäi õhku. Pill maha aetud nagu naksti siin tolmet siis. Ei tea, kas siit kaameras paistab, aga igal juhul vasak silm on paistes ohatis või mis iganes see on. Ja sai siis tehtud üks ka raudteevedu, veits betooni, ainult natukene ja armatuuri ja siis värki-särki ja nüüd nagu ikka paistab siit. Adam LZ, nagitsad ja kohvi, et selline juba väga klassika, et söön natukene ja siis lähen teen seda sakut. Seda palju täna ei ole ja võib-olla tuleb veel midagi, aga ma ei tea, kuradi silm, ma ei tea, kuidas ta viga sai, kas ma ei tea, midagi oli vees või võrkpalliga või igastus, jah. Ma arvasin, eile juba hakkab paremaks minema, aga hoopis ööga läks hullemaks, aga saab hakkama. Veits palav on üleüldiselt, aga ma arvan, palav on kõigil meil. Aga elame üle viimased kuumad ja siis on jokka, nii et naudime. Võib-olla jõuab randa ka, ei tea, vaatab. Praegu natuke sööb ja natuke LZ-d. Tulen praegu siit Elvas tagasi. Kui Alexela Elvasse lähete ja ta valmis saab, siis nii mõnigi asi on minu veetud sinna. Igal juhul jah, sai sinna üks pinnase tihendaja viidud ja uks. Oleks võinud näidata ka seda, aga ei. Läks meelest jälle ära, sorry, aga saan juba sellest mustrist vaikselt aru, et ainult räägin ja midagi ei näita. Ma tean, et te tahate näha ka, aga igal juhul jah, ma ei saa aru, mis toimub. Ma pole elu sees nii palju nuusanud nagu praegu. Muidu tavaliselt mul on selline vedelnohu aevastamine, nohu kinni ja läinud. Nüüd lihtsalt nuuskan ja see jama otsa ei saa, pluss kopsudes on mingiski sees. Ja oligi täna võtsin jõukakoti kaasa, et lähen teen jõukad ka, et pikk paus juba sees. Ja ei saa, nohu on nii tugev ja kopsudes tunned, et kopsud on ka seda röga täis, et ei taha ennast piinama minna, et anname siis kehale veel puhkust, aga vähemalt korra ma tahaks ikka nädalas jõukas ära käia, muidu esiteks tunned füüsiliselt ennast kuidagi nii nagu paksult, nagu tunned, mitte ei ole, aga tunned endast kuidagi nagu raskelt ja lihtsalt ei taha enda nagu seda füüsilist vormi nii-öelda, mitte nagu vormi, aga nii-öelda gainsi või nagu neid muskleid, mis mul on, ma ei taha nagu ära kaotada. Praegu siis olen siin Hollywoodi mäe juures ja uus parkla on siia ehitatud ja jahutusvedelik siis, et olen vana hea LT-ga ja jahutusvedelik näitab seal temperatuuri 110 ja värki-särki. Aga mingit survet sees ei olnud. Ei saa aru. Ei tea. Mõtlesin igaks juhuks kontrollin üle, et 110 ei ole normaalne. Aga samas tundub pigem nagu elektriga ala olevat, et kui ta avariis oli, siis sai uus radikas ja värgid-särgid pandud ja ära nussi. Ei lähe tööle. Elektrikala. Juh, ei tii küll. Mõnikord, kui sul on halb eelaimus, siis see paraku ka juhtub ja mul oligi selles suhtes halb eelaimus, et kuidagi ei tundnud nagu õige see LT võtmine, et Tallinnasse minna LT-ga. Mul enam seda kõrvaklappi ei ole vaja, või seda kõrvatroppi. Tundus, et liiga kuum ja LT on vana pill ja värgid-särgid ja nii juhtuski, et
LT-ga on praegu jõkk. Ma ei tea, kas ma kaamerasse seda otseselt tahan näidata. Aga kunagi sellel see kere massijuhe või midagi, talv oli mingi hullult nörtsine ja suri ära nii-öelda, oksuteerus ära ja panime uue Margusega mingi ajutise lahenduse ja nagu mul ikka need ajutised lahendused jäävad ja praegu siis ajutine lahendus lihtsalt ma ei tea, kas tal on kuskil lühis või ma arvan, et asi oli tolles, sest oli kuidagi hullult kuum ja lihtsalt viskas säänse tossupilvu üles ja kõik see ümbris põles ära. Fuck it, ma näitan, mis seal ikka. Et siin see juhe on, et jah. Ma ei tea, kas ma selle sisse siia jätan teile näitamiseks, aga igal juhul jah, see oli siit võetud ja veetud sinna ja kui mõtled, lollakas, mida sa teed, paned asja põlema ja näed, kestis mingi pool aastat vähemalt ja nüüd selle kuuma ilmaga kas siis tekkis sellele juhtmele ülekoormus või noh, neil on mingid värgid, ma elektrit nii täpselt ei jaga. Jah, sellise pornoga olen hakkama saanud ja näed, nüüd maksis kätte. Aga muidu töötas väga hästi. Aga jah, sellised ajutised lahendusi ei tohi teha, kui need töötavad, siis jäädki neid kasutama ja nüüd maksab kätte ja see oleks võinud ka kellelegi teisele kätte maksta. Aga ei maksnud. Aga jah, nüüd ma ootan Marit ja siis mul on ka, võtan teise kaubiku ja siis läheb Tallinnasse, et läheb see saaga päris pikaks, aga no mis sa teed? Elu on selline. Imavere ristmikul ja Imavere tanklas õigemini ja on see purakas peal, et sai sellest vintsis ka jagu, et liiga raske vedamine ja vintsimine 2,2 tonni ikkagi suht raske. Võiks veits tagapoolga olla natuke liiga ees, aga ei ole. Seal ei tundnud nii hull, aga siin kuidagi natuke liiga ees on. No õnneks ta veel peab vastu, aga vaatame vassakuussesse on vaja välja jõuda, et tangime ära endale veits kütust ja paneme edasi. Nii, tasapisi siin pimedas sõidame ja 8 minutit veel siis jõuame kohale, saame pilli maha ära, et kell on 21.35, et mingi ütleme jämedalt siis 10:30 peaks tagasi Saku loos olema, aga lähme viskame pilli ära, vaatame, mis edasi saab. 1:30 ja saigi tehtud, et ei olnudki kõige hullem. Lähme nüüd magame ära, väsinud on olla neljapäev, kalapäev ja järjekordselt kontoris teeme Markole nimesildi. Ärge unustage ka enda nimesilti tellida driftpapis.com ja kui teil on mingi rekkamees, sõber või mis iganes, siis võite ka ju talle kingiks tellida juba ette ära ja iga rekkamehele on see, ma arvan, väga mõnus kingitus, et driftpapis.com leiate need nimesildid. Igal juhul teen selle ära ja siis automaailmasse paari juppi ostma. Reede. Nii, oleme LT juures vanakaubiku saaga jätkub ja eile käisin siis automaailmas. Võtsin siis selle õige jupi. See muidugi universaalne, ei ole originaal. Ma ei tea, kas see sobib. Täpselt ma ei mäleta. Igal juhul esimene eesmärk on praegu siis LT tõmmata veits tagasi. Siis mul on käru sabas. Sõita käruga ette, ajada pool vinna. Siis sõidan peale, siis jääb hea ruum ja siis ma lähen üritan selle põhja all panna külge ja vaadata, kas ma saan tööle. Igal juhul ma täna selle siit ära vean. Kui tööle ei saa, siis vintsin. Igal juhul jah, proovime siis midagi teha. Normaalselt palab ka, aga noh, elame üle. Selle Mersu veoga jah, see kuradi vints sai päris hullult retsi, aga samas tellisin juba uue vintsi ära, millel on siis 2,8 tonni tõmbejõudu. Sellel on ainult 1150 tegelikult ja ma
punnisin 2,2 tonni seda mersut. Aga ma olin omadega läbi. Õnneks vints oli uus, ei plahvatanud nii-öelda, ei läinud katki, ei lennanud mulle näkku, aga trösket mässame. Ma juba tunnen, kui raske seda on. Okei, ma hakkan punni. Ja ega ma kaugemale vist tõmmata ei saagi ausalt öeldes, sellepärast, et natuke veel. Muidu ma olen ju seal platte peal, siis sellest kõrgusest ei ole mingit kasu. Ma arvan, nii on hea küll. Õnneks ma võtsin pappi kaasa. Tegin meil selle, vedasin külmikuid, siis sai pappi kaasa võetud alla panemiseks ja vaata, 2 ühes. Ma kütan ette, see aastal on mega kuum. Õnneks on mul pappi, räigelt pappi. Talvel jah, lörtsiga kunagi sai all käidud vaatamas ja tai pohku. Ainult selle viga on, mis see Julla maksis 3 euri. Täitsa usulla. Nii, safety, paneme kiviratta taha. See päästab mu elu. Iroonia, igaks juhuks ütlen. Paneme ikka käigu siis kässari peale. Topeltgarantii ja ei lähe ta kuhugi. Esimene käik alati, et seisukäik on nii-öelda esimene või tagurpidi. Urmo oli näiteks see, kes parkis teise käes. Miks mul auto liigub? Teine ei hoia autokin, esimene või tagurpidi. Nii, aga võtame asjad kohe kaasa, siis ma ei pea topelt liikuma. Ega sinna alla tead, vana miis. Ja nohu update. Endiselt ilge nohu, ei lähe ära. Tilgun nagu mingi kuradi mahlakass. Nii, härra, mis meil siin on? See käigukast on suht puhas. Muidu ei ole hullu, nagu põhi ise on nagu tuttleina. Et läbi roostetanud ei ole midagi, et pindmist roostet on, aga millel ei oleks, aga pigem ongi see käigukast võid normaalne lõtku. Nii, kus tal see kirejuhe on siis? Kas mul ongi auto liiga ees või? Suure tõenäosusega. Alla poole lasma. Ma nii kaua ei filmi, ma mässan siin ja siis ma annan update. Leidsin selle probleemi poisi ülesse. Seesama siin, et see on lahti murdunud siit. Aga see on üldse teistsugune ja seal on kumm ka ümber. Ja universaalne jupp. No veits jääb pikemaks. Huvitav, kas ma peaks isoleeri ümber panema või? Mul isoleeri nagu on. Kas auki sobib? Ma kardan, et see auki sobib. No ma võtan need poldid välja, mul on isoleeri ka või... Et võib-olla panna isoleer ümber, tundub kuidagi viisakam, kui siingi on ka kumm ümber. Kuigi ma ei tea, tegelikult see on ainult mass, mis siin muud olla saab.
Okei, teeme edasi. Kindlasti siin põrandal ma olen väga hea vaadata teleekraanilt, aga igal juhul tehtud ta ongi, ei midagi rasket. Küll mulle meeldivad sellised lihtsad remondid. Kohe nagu tunnen, nagu ma olen kõik võimas. Hullult sen on praegu siin all nagu mässata soe, värgid, särgid ja mõnus pikutad. Aga ma ei tea, ma ei hakka igaks juhuks seda isoleeri ümber panema. Järsku see läheb ka siis... Ma ei tea, mingi ülepinge tekib, läheb kärssama. Ma veel paar kõnet teen, uurin, aga noh, see on nii kummivoolik. Veits nagu pingul võiks rohkem olla, aga see know-how nagu puudub ja siis oledki nagu siin kahtlev. Aga miks nad muidu ilma kummita seda pakuvad, ega see on ju keremass, ega siin mingit muud asja ei ole väga. Ma arvan, et on timm. Proovime tööle. No, ei sobi 9, ei sobi 10. Proovitanud. Tuleb ära või? Ei tule. Jesus Kristus. Ja see on ka suht maks. Mis seal ikka? Proovime tööle. Käik välja. Yes. Noh, nagu paugupill. Mis seal ikka? Vaatame, laseme vintsi järgi ja sõidame peale ja mässame. Seis on selline, et LT-d ma selle käru peale ajada ei saanud, kuna ta tõstis selle ennem õhku ja ma ei viitsi väga mingit anomaaliat ka teha. Muidu üks variant oleks, ma panen mingi tungi vahele ja siis ma sõidan peale ja siis tungi lasen alla. See liiga sketši oleks ma kuskil mingi Haapsalus või midagi. Ei saanud jah, LT on liiga pikk ja see on liiga lai, et siit mingi millimeeter on ja siit on ei lähe. Et võib-olla hästi natuke tegelikult saaks. Niimoodi ma proovin. Alla ei anna. Alati peab proovima, kuni midagi ära jälle lõhun. Selle asemel, et mine praegu koju ja hiljem otsi kellegiga ära. Aga see olen mina. Katsetamine on minu loomus. Nüüd vaatame. Ei tule. Ei ole mõtet lõhkuda. Mis seal ikka? Jääb siis see sinna, võtan käru järgi ära ja see pill maha. Ma oleks pidanud tegelikult ennem testima. Ma mõtlesin küll, et ma testin ennem ära ja siis alles hakkan tõstma käru selle LT taha, sest seda käru ei ole üldse kerge tõsta tegelikult. Päris raske on teda, sest tal on 2 ratast ja siis sa peadki põhimõtteliselt terve esiotsa nagu üles tõstma, mis on seljale päris kurnav. Aga mis ma siin ikka podisin, teen need asjad ära ja siis hakkame tagasi sõitma, vähemalt saan konditsioneeriga sõita. Nii, kondi tööle.
palav. LT-st tagasi nagu taksti ja Urmo ka veel seal, et Urmo õnneks veel ei olnud Tartust ära läinud ja tõi mu siia ära, et käisime Hollywoodis söömas ja nüüd võtan kohvi ka veel tee peale ja siis lattu. 10:30 on kell, sai üks nimesilt ka tehtud, pakitud ja mõtlesin, et kuna juba välja näeb suht kehvasti, et siis teeks ühe pesu ka siia õhtupoolikusse ära, et siis on see nädal läbi. Jalad löövad tuld. Ja, aga hakkame pesema. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Vaatajad alustavad. Nii pikk asja peab videosse. Vaata kinni. Natuke rääkida. Pole esimest servi. Ära. Mina. Palju on 2? Mängin õde. Ei ole üldse hull. Kurv vana. Võiks mingit saltot osata. Viipasin sisse. 6-2. Mis see oli? 6-3. Marilisi pealt ära õppinud mingi liigutus. Oota, minu särg 6-5. 5-6 tähendab. Surumiste tüüpiline klassikaline viga. Sul on üks palju. Sinu särg 6-6. Oota, ma ei saa pingse rekatud. 7-6. 6-8. Mis sa? Tahtsid sulle on? Välja nüüd oleks. Minu servis. Ma servin. 6-2. 2-6 siis. Jesus Christ, see koju ei tööta. Vaat ära, sinu 2-6. Ma ei joda ju 6-2 ja 2-6. Ei, see koor ütleb ju, kes juhib. Miks ma sellise tööke teeb, need ei ole mingid löögid. 3-6. 4-6. 5-6. Praegu mängime siin ERMi juures Pinksi ja ma ei tea, kas siin kuulda on, aga igal juhul seal ERMi juures käib mingi suur kontsert ka, mingi klassikamuusika ja vaadake seda kobat. Koba! Suu särv. Urma täiesti mingi tüdrukulik särv. Õnneks jäi kaamerasse ja ma saan nüüd politseisse pöörduda. Hommik. No tegelikult on see eelmise nädala lõpetamisvideo. Nagu ikka, ma olen jälle hommikul superunise näoga. Aga lihtsalt pühapäeval oli selline klassikaline päev, oli lihtsalt Mariga koos, sai tehtud siin Tartu rannas käidud söömas ja
kodus lihtsalt filmi vaadatud ja see on väga lihtne pühapäev, see uimane pühapäev ja ega muud ei olegi, kui suured tänud, et te ikka minu kanalil peatute, kommenteerite, likeite ja olge muedad, suur aitäh teile ja järgmise nädala diiserit siis ka natukene, et mul seal üks karp, seal sees on mõned asjad, et seda näete järgmine nädal natukene midagi oodata. Davai, tšau!